tere keskpäeva! Me vaatame, kas me saame ühendusse. Äkki Liina saab ise. Tere Liina! Tere Liia! No siin me oleme. Tere! No tere, näed, värises, aga paigale jäi. Kas meid on kosta, kui rahvast te vaatate, siis kas meid on näha, kas meid on kuulda, jagage meiega. Ja me lobiseme täna Liinaga siin boorsist. Nii, ma korraks vaatan Facebooki, kas meid on näha. Minul näitab. Sul näitab jah, lahe. No nii, boorsis siis. Issand, ma mõtlen selle sõna peale, Liina, ma ei tea, kuidas sul on, aga siis 15 aastat on see asi nimega bars olnud minu reaalsuses. Oih. Ja ma arvan, et kusagil minu maailmas, kes on minu maailmast läbi käinud, kusagil 2000 või 3000 inimest, kes on minu käte all seda kogeda saanud, kuskil 400 inimest, kes on õppinud seda asja. Ehk siis puudutust, peapuudutust. Et millest mis täna räägime? Et mis mõttes, miks Kaidi ei räägi sellest rohkem, on ju? Miks see Liina sellest ei räägi? Miks sa ei räägi sellest? No, ma isegi ei tea, kus kohast nagu piita hakata, sest et see on üks, kõigepealt võib-olla rääkida natuke, et kes vaatavad, kes ei tea, sest ma pole sellest palju rääkinud, mis asi see on, et äkki sa paari sõnaga jagaksid, Liina, mis asi on baars? No kõige lihtsamalt võttes on see kehatehnika, et puudutades peas erinevaid punkte, siis see aitab lõõgastuda. Vabastab igasugused kinni jäänud energiat. Aga kui suuremaks minna natuke, siis tegelikult igalühel on ju täiesti omad kogemused, nii et väga raske on öelda niimoodi, et kui ma sulle need näpud nüüd pähe panen, siis hakkab see ja see juhtuma. Kunagi ei tea, mis hakkab juhtuma. No kuidas see, ühesõnaga? Ma mäletan, kui mina kunagi üldsäegses baarsiga kokku puutusin, esimest korda, see oli 2012, ma sain seda kogeda, siis mul lihtsalt pärast seda oli nii hea olla. Seda ei osanud isegi kirjeldada, mis see tähendab, aga see tunne, keha, see siuke nagu, see oli nagu segu eufooriast, totaalsest rahust. Ühtegi mõtet peas ei olnud. Mitte midagi ei mäletanud, mis oli justkui keerukas mingi hetk tagasi on ju, mingi elu mingi, see tuldi isegi pähe mitte. Siis ma mäletan seda tunnet, ma tõusin seal roodi pealt püsti. Ma sain selle Kopenhaagenis esimese baarsisessiooni, ma olin pikali, ta puudutas mu pead, erinevaid punkte. Ja see tundus nii jabur. See tundus nii jabur, mis mõttes. Ma magasin, tõenäoliselt isegi norskasin vist. Mulle see, kes mulle seda tegi, seda baarsi, mulle ta natuke meeldis. See oli üks mees. Ja siis siuke oli vaata. Ja
ja tuli hästi selge teadmine, ma tahan seda õppida. Hästi selge. Ja siis ma läksin kursusele ja siis kursusel oli see koht, kus ma nagu ikka ei saanud nagu, noh, see, kuna mu aju läks nagu hulluks, sest ta tahtis täpselt teada, mida see tähendab, vaata, et kuidas see täpselt on. Ja siis nagu jooksvalt ma hakkasin ikka aru saama sellest, et kui palju rohkem kohale ma tulin oma kehas, noh, eks ju, ja see andis mulle nagu selle nagu tõe, ma hakkasin nagu läbi mingite looride nägema iseenda maailma, ma hakkasin nagu aru saama, et oota, kus mina olen ja et kas see, mis mu elu praegu on nagu minu valik või see on mul mingi asi, mis ma olen otsustanud, et niimoodi käivad asjad. Et kas see on päriselt see, mis ma tahan, et kus ma olen? Vaata, ja ma sain aru, et ma olen nagu elanud oma elu mingisuguste normide järgi, noh, mis on ühiskonnas, noh, kui paljud on, eks ju seda. Räägi sina oma esimesest parsiseansist. Kus sa said selle, kes tegi sulle? Kusjuures ma ei mäleta, kes see täpselt oli, aga see oli üks vabariigi taasiseseisvumispäeval üle Eesti te korraldasite selle maitseproovi. Ja siin Tartu lauluväljakul oli, ma tean, et Urve oli seal kohal, aga kes seal veel olid ja kes seal tegid, igastahes keegi neiu mulle tegi parsi. Oota, see oli siis õues või? Ma ei mäleta. Jaa, õues, jaa. Vau, õues oli siis massaažilauad. Jaa. Ja siis olid seal inimesed, kes olid massaažilaudadel ja siis olid inimesed, kes puudutasid pead. See tundus vist tõesti üsna veider. Aga kuna ma juba põhimõtteliselt nagu olin natuke selle teemaga kursis, et mul kogemust ei olnud, aga noh, ma teadsin, et mingi pars on, seda pakutakse, saab proovida, noh, et ma lähen vaatan siis, mis saab, eks. Ja kuna minul oli varasemalt ajus käis kogu aeg igasugune analüüs, mingisugune jutuvada, kalkuleerimine, hinnangud, kogu aeg mingi bla-bla-bla-bla-bla-bla. Ma ei saanud õhtul isegi magama jääda, sest oli bla-bla-bla-bla-bla-bla siin peas kogu aeg. Ja siis, kui ma selle maitseproovi seal kätte sain, ma ei teagi, kaua see kestis, 20-30 minutit, ma tõusin püsti ja ma olin nagu, mis ma nüüd tegema pean, kuhu ma nüüd minema pean? Pea oli täiesti tühi, aga see oli väga heas mõttes, sest ma polnud ju varem kogenud sellist vaikust ja rahu oma mõistuses. Keha hakkas kogema, sai aru, et siis see on nii hea ja meel hakkas nagu, oota, kus need mõtted kadusid? Ja, see oli nii hämmastav. Ja siis läks ka mingi, ma ei tea, 5 minutit umbes mööda, siis kui see nagu analüütiline meel hakkas tagasi tulema, siis oli see, et nii, nüüd ma lähen parsiklassi, siin ei ole enam mingit küsimust, mind ei huvita, millal, mind ei huvita, kus, mind ei huvita, palju see maksab, ma lihtsalt lähen ja 2 kuud hiljem ma olin parsiklassis. No ülikool, jah, ma usun, et jah, ma mäletan seda Tartu üritust. See oli vist edasi, et me tegime üle Eesti ja siis erinevates kohtades ja siis me lihtsalt pakkusime inimestele seda kogemust kogeda, kas siis tasuta või üliväikse raha eest, ma mäletan mingi 5 eurot või 10 eurot, mingi pool tundi. Ja inimesed reaalselt, ma mäletan neid kordi, see oli nagu, mis mõttes, ma mäletan ühel aastal me tegime siukse vaimse tervise kuu raames üle 1000 tasuta baasi, me kinkisime siis inimestele. Sa osalesid ka sellel, eks? Ei, tookord vist veel ei osalenud. Aha, okay. Aga ma jagasin seda hästi palju, et mulle nii, kuna jah, ma vist alles olin alustanud selle parsi teemaga, et ma tean, et ma jagasin küll seda infot igale poole, aga ma vist ise veel ei osalenud. No just, sest et ma nagu kuulen kõikide vaatajate nagu ajusid, et see on teinud mind ka nagu, kuna ma olen nii kohal, kehas, mis ma olen märganud nende aastatega, et ma olen ühendus iseendaga, siis ma nagu kuulen kõikide mõtteid, kes praegu kuulavad seda, et ma tahan aru saada, kuidas see asi töötab, vaata, kuidas see asi käib, on ju. Et kui sa nüüd räägid, Liina, natuke, mismoodi see asi käib, mis asi on pars, kuidas käib, mida tehakse, kuidas see nagu välja näeb? See, kes parsi vastu võtab, lihtsalt pikutab või istub
kui on väga sihuke olukord, kus ei saa pikutada. Aga mida mugavam, seda parem. Lõõgastub, võtab vastu. See võtab vastu on muidugi hea sõna, sellest saavad kõik aru, on ju. See on jah nagu mingi spirituaalne, mingi bullshit. Võtame vastu. Ühesõnaga pikutad ja ei tee mitte essugi, lihtsalt pikutad. Isegi võib-olla magad, on ju. Ja lubadki kõigel juhtuda. Et kui jääd magama, siis jääd magama. Kui nutad, siis nutad. Kui naered, siis naered. Kui tulevad kroksud või puksud, see on ka täiesti okei. Ja tead, mis kõige lahedam on nagu see, et nagu meel, ma mäletan, mu meel püüdis kuidagi olla, kui ma esimese seanssi sain, et kuidas ma pean olema, vaata. Et kas ma nüüd tean, kas ma ei tohi liigutada, kas ma võin midagi rääkida, kas tingimused, meel pani mul siukse hooga ja siis ühel hetkel ma nagu lihtsalt kukkusin ära, reaalselt nagu knock-out'i täiesti ja kontroll kadus. Nii, ja mis edasi? Ja siis see, kes pakub paarisi, see lihtsalt puudutab pea peal erinevaid punkte ja nii lihtne see tegelikult ongi. Kui kaua see paarsiseanss kestab? See nüüd oleneb, et no need, kes on juba siuksed vanad parsitajad, nemad oskavad nagu selle tunde järgi teha, mida see keha ütleb, et kui kaua see võiks kesta. Aga noh, tavaliselt on siuke tavaline seanss kuskil tund kuni 1,5. Ja noh, ma küsin siukseid küsimusi praegu justkui nagu maailma eest, et mida see paar siis, üks asi on, jah, ta puhastab sul selle pea, eks ju, kõik need see virvar, mis meil käib. Mis veel? Mis on täheldatud? No minul, ma saan rääkida praegu ainult enda kogemustest ja siis võib-olla mõnest kliendi kogemusest, aga minul endal kõige huvitavam asi, mis juhtus. No lisaks sellele, et see pea nagu muutus vaiksemaks, siis ärevushäired kadusid ära. Ma sain lahti ämblikufoobiast, mis on nagu, mitte kuidagi ei oskaks seostada seda, et keegi puudutab su pead ja siis, oi, sa ei karda enam asju. Nagu kui veider, eks ole? Just. Puudutan pead ja järsku ma enam ei karda ämblikke. Halloo, nagu kui weird see veel on, eks ju, et ma mõtlen lihtsalt, et mis siin veel päriselt võimalik on, eks ju. Just. Väga äge, väga äge. Aga siis, noh, ma võin öelda lihtsalt, et mis minul selle 15 aastaga, noh, just läbi baasi või noh, just selle kogemuse, mis ma olen nagu saanud, et see on lihtsalt üks oskus puudutada ja teada, kus need punktid asuvad, eks ju, puudutada neid punkte ja hoida näppe peal, et me ei mulju, me ei vajuta, me ei nagu posi siin midagi, kui ma su pead puudutan, on ju. Et nagu Lõitsed peale. Tihti inimesed arvavad, see on ilgelt tähtis tegemine, vaata. Aga nagu just, et noh, minule kõige rohkem inspireeriski see, et see on nii jaburalt lihtne. Jaa. See on lihtsalt jaburalt lihtne, kelle analüütilised pead või sellised nagu tähtsaks tehtud elu nüansid ajavad hulluks, sest see on nii jaburalt lihtne. Ja nüüd selle 15 aastaga ma olen nagu aru saanud ka seda, et inimkond üldse, meie oma peades, me oleme nii jõhkralt püüame defineerida või siis tähendusi anda, mis asi on elu, mismoodi mingid asjad käivad, kuidas peab, kuidas ei tohi, kes ma olen, kus ma olen, mida ma teen, kuidas asjad käivad, nagu ja neid mõtteid, mis inimeste peades on, need tuleb rohkem. Ja siis inimesed ongi ärevushäired nagu, mis asja nagu sealt tulevadki. Et me samastume nende mõtetega, me samastume nende tunnetega, me samastume nende emotsioonidega, kui need lihtsalt on, et kui me nagu elame praegu, ma vaatan praegu seda maailma, et hakata, et kui sa hakkad, kogu asja point on sa saada teadlikumaks kohal, mis ta on siis kohalolus, oma elus, kes olen mina, mida mina päriselt tahan, kuidas ma soovin oma elu elada, vaatamata sellele, mis välises maailmas toimub. Eks ju? Ja nüüd selle üha rohkem siis see puhastab justkui nagu
no see ka naljakas sõna, ta ei puhasta tegelikult midagi, vaid lihtsalt sa lõdvestud, su kehad lõdvestuvad nii suurel määral, et siin korteksis asuvad siis need punktid, eks ju, või need piirkonnad, siis võib öelda, meie kehad on hästi-hästi kontsentreeritud energia nagu väljaga siin näppudes, ehk siis siin näppudes, et kui te tahate nagu teada, kuidas energia, ma lähen hüppan nagu mingi HDH ühelt teemalt teisele, et kui sa tahad nagu tajuda energiat, kes ei ole kunagi energiat tajunud, siis kõik on energia ja kui sa paned näpud siia, siin on hästi kontsentreeritud energia ja teed niimoodi, teed siin käega. Ehk siis põhimõtteliselt ta tõmbad oma näppudest põhimõtteliselt praegu üle nendest pikkadest näppudest, nad ulatuvad kuskil siiamaani. Tõmbad siit üle, sa võid tunda füüsiliselt tunnet kehas, kuidas energiaväli liigub. Sa tunned. Nii. Ja nüüd, kui me puudutame pead, siis need meie võlukäed ehk siis see kontsentreeritud energia ehk siis need näpud puudutavad neid piirkondi, tekib tohutu lõõgastus ja keha hakkab usaldama seda, et ma võingi nüüd olla ja selles seisundis kõik, mis pole tõde, mis kaob, kõik tähendused, mõttemustrid, samastunud tunded, emotsioonid, kõik, kus sa oled justkui defineerinud iseennast, kus sa oled iseennast eraldanud, noh, kõik need tähendused ja mis nagu luubivad su kehas ja elus, lihtsalt kaovad ära. Ja miks nad kaovad? Sellepärast, et see ei ole kunagi tõde olnud. Need pole tegelikult kunagi olnudki. Lihtsalt nad enam ei tule esile sellisel moel, nagu nad sul varem tulid, sest see oli ainuke reaalsus, mida sa kogesid ja su keha oli ära unustanud selle, mis tähendab olla vaba, õnnelik elus. Ja kui sa oled vaba, õnnelik elus, siis kas pole mitte see, et me saame valida. Liina, millal sina, kuidas ma siis ütlen nüüd niimoodi, et mis suhe sul on paarsiga, kui tihti sa paarsi teed? Alati võiks rohkem. Mis see tähendab? Kui mul mees kodus on, siis kuna tema ka oskab paarsi teha, et siis me ikka vahetame aeg-ajalt. Mis see tähendab, mees on kodus? Et sul nagu mees ei elab kodus? Välismaal. See kõlab umbes niimoodi, et no siis, kui mees mul kunagi koju tuleb. Aga see ongi nii. Ma ei tea kunagi, millal ta tuleb. See kõlab nagu sellisele, kes ei tea, vaata nagu siis, kui minu mees koju tuleb. Ja. Aga mul on siin läheduses veel toredad inimesi nagu Liia, kes ikka käib mul külas ja siis me vahetame paarsi ja kui mingid üritused on, siis ma ikka üritan kohale jõuda ja vahetada paarsi ja muidugi positiivne on ka see, et ma saan ise endale seda teha, kui ikka väga vaja on. Et jah, see on väga kasulik tööriist, mida ei pea iga päev hommikust õhtuni kasutama. Ma küsin siis ühe küsimuse, ma räägin pärast ise ka, et miks, noh, kui sa vaatad enda maailma, miks võiks inimesed seda osata teha? Miks võiks inimesed teada seda, kus asuvad paarsipunktid? Miks sinu arust? Sest meie kehad on nii palju tundlikumad, kui me sellest aru saame ja kehad võtavad ümbritsevast keskkonnast, et teistelt inimestelt nii palju infot enda sisse. See on nagu energeetiline duši all käimine, et nii, nüüd mul on seda jama siin igal pool, et nii, laseme lahti. Nii, näpud pähe ja las kõik minna. Aga nüüd on mul veel veidram küsimus, ma ei tea, kuidas sa sellele vastad. Mulle meeldib küsida. Aga miks see sulle oluline on, et inimesed oleksid puhtad energeetiliselt? No siis on minul ka kergem ju. Miks sa tahad meile seda õpetada? Miks sind kotib see, et osa inimesi ei huvita teadlikkus, ei huvita? Ei no, see on puhtalt isekas nagu vaatepunkt, sest minul on siis kergem, kui teised on puhtad.
kui hea, et sa seda ütlesid, sest enamik inimesi ei saa sellest aru, et me teeme kõike seda selleks, et meil endal oleks parem, aga mitte egost, vaid lihtsalt sellest teadlikkusest, me oleme kõik ühenduses, et kui me oleme kõik, ma ei tea, päevalille põllul, on ju, kes on päikse poole vaatavad, siis ma hakkan iseennast ka päevalillena tundma, on ju, palju lihtsamini, kui mind istutataks kuhugi põllule, kus on ohakad, on ju. Ja siis ma säran seal. Kuradi keeruline on, aga kuna ma tean, et mul on nagu mu keha, mul on see oskus ja ma saan puudutada sind ohakas, sest sa oled samal põllul, kas ma tahan või ei taha, kas sa tahad või ei taha ja sa arvad, et see on okei sulle, siis sa saad olla ka päevalil. Ehk siis siuke analoog tuli mul praegu pähe. Mina isiklikult, miks mind huvitab see täpselt sama asi, ehk siis mind huvitab, mind kõnetab, mind inspireerib, ma jumaldan teadlikkust, ma jumaldan elus olemist, ma jumaldan elus olemist tema kõige siiramal, ehedamal, puhtamal kujul. Seda rõõmu, kes ma olen, seda võimet luua, kes ma olen, seda võimet teha valikuid, mida ma tahan, mida ma ei taha, seda võimet eristada, kus ma tunnen midagi ja mis tegelikult toimub. Pange tähele, kui paljud meist ei erista seda, mis päriselt toimub ja mida sa tunned. Me paneme nad ühte patta ja me teeme seda niimoodi, et siin toimub see asi ja ma tunnen seda ja siis mu pea hakkab genereerima, mida see tähendab. Kui siin ei ole mitte mingit pistmist sellega, mis toimub ja see, mida ma tunnen. See on lihtsalt see, mida ma tunnen ja see on see, mis toimub. Aga meie pea on harjunud genereerima tähendusi ja teeb sellest probleemi, mida tegelikult eksisteeri. Selle asemel, et teadvustada, ahah, see on siin, see on, toimub see ja mina tunnen praegu seda. Ahah, ma tunnen selle asja lõpuni, seal ei ole mingit pistmist sellega, mis siin toimub. Ühesõnaga, see on natuke advanced jutt, mis ma praegu räägin, aga ma tahaks veel lisada, et me loome vaatenurgad, vaatepunktid ja anname tähenduse, mis tähendab, et me istutame selle oma elus paika nagu ühe raudpoldi ja nüüd on niimoodi. Me hakkame seda tundma, me hakkame seda kartma, me hakkame seda looma ja siis mõtleme, miks meie elu on pekkis. Paars ütleb sulle, et kuule, väga vägev looming, mida sa seal tegid? See on mingi uni, mis sa nägid. See on ikka väga vägevaid asju lood. Parem loo midagi muud selle energiaga, mida sa kannad. Mis mõtted sul selle pealt tekkisid, Liina? Ma tahtsin veel lisada selle tunnete tundmise koha pealt, et mina läksin sealt veel samm edasi, et ma mitte ei vaatanud ainult enda tundeid, vaid ka seda, kuidas teised tunnevad ja siis ma üritasin reguleerida seda, mida teised tunnevad, et ma jumala eest midagi valesti ei teeks või ütleks, et teised ennast siis pahasti ei tunneks. No nii, ehk siis vaadake inimesed, kas see on meie võime, me võime seda teha, mida see loob, kui ma seda teen. Kuidas sa ennast tundsid siis, kui sa seda tegid, Liina? Noh, nagu ma ütlesin, ainult mingi analüüs ja hinnangud ja kalkulatsioonid ja kõik asjad käisid, et nagu elu elamisest ei olnud nagu mingisugust märki. See oli lihtsalt. Et kuidas su keha ennast siis tundis, kui sul siin see käis? No ega need ärevushäired ilma asjata ei tulnud, eks? Ja siis sa mõtlesid, et sul on probleem ärevushäired, eks ju? Absoluutselt. Siis hakkasid lahendama seda. Ja sa said lihtsalt 20 minutit paarsi kogeda ja see oli kadunud. Nagu. Ühesõnaga, meil Liinaga tuleb mina olen õpetanud varasemalt paarsi. Ma hetkel ei õpeta, küll aga ma toetan kõiki, kes tahavad õppida seda. Liinaga oleme otsustanud, et me kutsume inimesi kursusele. Ja meil tulemas on 2 paarsi kursust, kus sa siis õpid ära selle, kuidas tehakse. Ja esimene neist siis toimub 9. mail, see toimub minu kodus ja meil on veel mõned vabad kohad. Kasutage võimalust, sellepärast, et pärast maikuud sa ei saa seda enam õppida Liina ja minuga. Tegelikult ka. Et see on siis 9. mai on minu kodus, siin on piiratud hulk kohti ja siis on me Tartus ka. Mina olen Harjumaal Raasikul ja Liina siis Tartus, millal meil see oli? 20. mai. 20. mail
on siis Tartus kursus samuti, nii et me oleme mõlemad kohal. Liina teeb kursuse, mina olen assisteerimas. Ja kui sind see kõnetab, siis palun tule osalema. Kui sa oled kunagi õppinud paari, siis tule kordama, sa saad poole hinnaga. Aga räägi hindadest, Liina. Kes tulevad esimest korda, nende jaoks see maksab 300 eurot. Kes kordavad, saavad poole odavamalt. Kui võtate lapsed kaasa, siis lapsed kuni 15 aastat kaasa arvatud saavad tasuta ja 16-17-aastastel on ka poole hinnaga. Okei, no kui sa nüüd küsin veel ühe küsimuse nagu turundusliku koha pealt, et mida ta saab kuidas see päev välja näeb, kuidas see koolitus aset leiab ja mida ta saab? Natukene teooriat Access Consciousnessi ja Parsi kohta, siis muidugi praktika. Seda me teeme 2 korda, ühe pika seansi, kingid võtad vastu ja lühikese seansi, kingid võtad vastu. Siis muidugi tuleb kaasa manuaal, et sa ju ikkagi tahad seda elu lõpuni teha, on ju, peakaart, et punktid ära ei ununeks. Siis salvestus, et kõik, mida me räägime, jääb lindi peale. Loomulikult uued tutvused, suurepärane seltskond, sööki-jooki, nii et ma ei tea ühte veel paremat viisi, kuidas oma päeva veeta. Ja siis sa saad nagu ise teha seanssi ja siis sulle tehakse seanssi nagu 2 korda, ühe päeva, terve päeva jooksul. Mis kell alustame, mis kell lõpetame? 9. mail alustame kell 11, oli nii, on ju. Ja päeva pikkus on circa 8 tundi, aga vaatame, kuidas läheb. Et maksimum 8, mitte rohkem. Tõenäoliselt vähem. Ja siis meil on lõuna vahepeal ja siis vaatame, mismoodi see kõik siin aset leida saab. Kirjutage, kes on valmis osalema ja kes soovib selle tehnika ära õppida. Miks on kasulik veel seda ära õppida? Sest et ma vaatan ise, inimesed käivad, eks ju, minu seanssidel, minu Parsi seanss, kui ma pakun inimesele, maksab 100 eurot. Palju sul maksab, Liina? 88. Oi, kui ilus number. Ma olen natuke turu-uuringut teinud, et enamustel ikkagi need seansid jäävad sinna circa 100 ringi, et natuke vähem, natuke rohkem. Super. Ehk siis teiste sõnadega, kui sa selle ära õpid, sa saad hakata ise pakkuma teenust teistele inimestele, mis on kasutegur, eks ju. Kui sa oled mingisugune praktik, kes teeb kehatöid või massöör või isegi juuksurid, isegi kellel on mingisugused hoolitsuse programm, need salongid, eks ju, iluteenused. See on mega asi lisaks, lisaasi. Siis teiseks kõik, kellel on lapsed ja perekond, eks ju, kellel on väiksed lapsed või suured, vahet pole lapsed, siis praegu kõik lapsed, kes käivad koolis või lõpetavad koole, see on nagu erakordne asi, mis vähendab stressi nagu kehades. Lihtsalt osata seda teha oma lähedastele. Minu jaoks mul oli kunagi üks nagu soov, et igas perekonnas on vähemalt üks inimene, kes oskab teha Parsi. Ja ma nagu päriselt soovin, et see nii oleks, sest mina siiani teen iga nädal vähemalt 1 korra, vahetan kellegiga siis Parsi, alati. Ja see on juba 15 aastat. Ehk siis inimesed küsivad, et miks sa ei vanane, Kaidi, on ju, miks sa oled nii happy kogu aeg, on ju, et kuidas nagu ehitasid maja siin vahepeal, on ju, ja nagu, aga see on sellepärast, et ma valin pidevalt ennast. Miks ma valin ennast? Sest ma julgen, sest see teadlikkus, mis annab Pars, see puhas mina, ma saan sellele ligipääsu ja mis valikud ma sealt teen, see on juba minu otsustada. Lihtsalt see julgus tuleb esile, minus vähemasti. Siis, mis veel, kui sa tuled kursusele, mis sa saad, on see, et sa hakkad aru saama sellest, kui võimas sa oled. Nii. Aga ma tahtsin just öelda seda, et mõte on, eks ju, sa käid kogu aeg võib-olla seansil või käid 1 korra seansil, Parsi seansil, maksad 100 eurot seansi eest. Kui see, et sa tuled kursusele, maksad 300 eurot ja leiad oma lähedusest, kus sa siis elad või kus sa liigud või oma tutvusringkonnast või siit samalt kursuselt
kellegi, kellega siis aeg-ajalt vahetada. Ja kui te tulete perekonnast kahekesi, siis kas pole mitte hea, kui te saate vahetada seda ühe teisega? On ju? Ehk siis see on ju kogu aeg tasuta, see on ühekordne investeering terveks eluks. Ja miks ma ei peaks seda valima? Kui ma tean, et siin on üks võti, mis hoiab mind, nagu sa ütlesid, energeetiline dušš, nagu shower, sest seda, mis siin maailmas praegu toimub, on nii palju, mis puudutavad sind, mis tahavad nii-öelda, nii kui sa pole kohal, nii kui me pole teadlikud, nii kui me pole joondus, kohe sinu energia on kõige väärtuslikum, mida napsata. Ja kui sa ei ole sellest teadlik ja sa ei ole puhas, siis sind lihtsalt süüakse ära koos karvadega. See oli praegu hirmutus. Aga see on tõsi. Tahad sa midagi? Eve kirjutab siin, Evelin. Mäletan, kui sõitsin taksoga Tartust Võrru, et kogeda, mis imeloom see paar on. Päris hea. Nii et kallid, armsad naised, mehed, tulge meie kursusele. Te saate litsentsi selle kohta, et te saate seda raha eest pakkuda. 9. mai minu kodus, veel on mõned vabad kohad, palun registreeruge kiiresti. Ja 20. mail siis Tartus. Nii et kes tahab lõputseda, siis maikuus on võimalik paarsiga lõputseda meie kursustel. Ja welcome. Tahad sa midagi, Liina, veel lisada? Issand, palju meil aega. Ma võiks nii palju rääkida. Räägi! Sa enne siin rääkisid julgust valida mingisuguseid asju oma elus, eks? Ja julgusega mul tuli kohe meelde, et ütleme 5 aastat tagasi või 6 aastat tagasi, kui keegi oleks ütlenud, et ma tulen Facebook Live'i rääkima mingisugust juttu, siis ma oleks ütlenud nagu unusta ära. Ma oleks leidnud kõige kaugema nurga, kuhu ennast peita. Oh my god. Oh my god, ma kujutan ette seda, milline shift see on. Ja ma mäletan ka seda, kui sa olid ma siin otse, meil oli suur otse live, eks ju. Ja sa ütlesid ka, et nagu issa, ma poleks elu sees seda uskunud, et ma seda teen. Mäletan, täiega mäletan. Nii et väga põnevaid asju võib hakata juhtuma. Nii, panen siia Kaarsi kursusele registreerumise lingi. See oli siis 20. Oli Tartus. Kas meil Tartu linki ka on? Peaks isegi olema. Üritust veel ei ole, aga link on. Jaa. Kohe üles. Oih, see oli 9. mai, mitte 20. Vabandust, ma panin valesti. 9. mai. 9. mai. No nii, ja ma mäletan, tegelikult vaata, kui paljud inimesed kogu aeg otsivad, ma esitan küsimusi palju. Ja üks asi, ma küsin, et mis on oluline, mis on tänapäeva maailmas ja tulevikus üks kõige olulisem. Nagu ma mõtlen nüüd 2 aspektis, inimreaalsuses, nagu inimesena ja elus olemises on kõige olulisemad suhted, inimsuhted, sest et inimsuhete kaudu me loome tulevikku oma lastele. Ja kui me vaatame reaalajas praegu inimsuhteid, siis millised inimsuhted on? Eks? Ja vaata iseenda suhet iseendaga. Vaata oma suhet oma lähedastega. Kuidas on sinu suhe nendega? Kuidas on suhe sul endaga? Ja teine pool selleks, et luua erakordseid suhteid ja et kõige väärtuslikumad on inimsuhted, loomised, üheteise aitamised, toetamised, jõustamised, väärstamised, koos tegemised, see on kõik tuleviku reaalsus, sest et me ei saa enam toimetada üksinda.
nagu ma ütlesin, et sa oled siin päevalill siin keset ohaka põldu, on ju, ja seal teisel pool ohaka põldu on teine päevalill, on ju, istusid üle ohaka, ma olen siin, on ju. Meil on tarvis kokku saada, keda kõnetab päriselt see ja luua omale reaalsused, kus meie ümber on mitte ohakad, vaid päriselt see reaalsus, mida ma päriselt soovin kogeda. See on üks pool, sest inimesed on need, kes ta loovad siin planeedil, siin meie kodus. Inimesed, planeet loob nagunii, aga see inimkogemus, ehk siis kõige olulisem on suhted inimestega, suhted iseendaga, sest sa ei saa luua suhteid inimestega, kui sa ei loo suhted iseendaga, on ju. Kui su väärtused on paigast ära, ahnus, puudus, draama, ohvrid, muudkui päästame, muudkui parandame, muudkui teeme probleeme, muudkui lahendame probleeme. See ei ole reaalsus. Reaalsus on see, et ma olen õnnelik naine, kellel on suurepärased suhted või õnnelik mees, kellel on suurepärased suhted. Ja selleks, et see olla, on tarvis olla teadlik, ehk teadlikkus on kõige väärtuslikum vara. See puhas, laser, selge kogemus elus olemisest. Sest et me ei ole kehad ega mõtted ega tunded ega emotsioonid, millega me oleme uskunud, et me oleme. Ei, sinul ei ole ühtegi definitsiooni, sa oled lihtsalt üks energiaväli. Ja nüüd, mis su energiaväljas on? Vaata oma elu, igaüks saab vaadata oma elu. Mis on sul seal, mis on nagu, ma ei taha. Millele sul on vastupanu? Sest ainuke asi, mis ei lase meil omada erakordseid suhted iseenda ja väliste või maailmaga, on vastupanu sellele, mis on. Kui sa paneks enam millelegi vastu, lihtsalt luba, ja see saab juhtuda, kui sa lased lihtsalt omale baasi teha või ka teed kellelegi baasi samaaegselt. Kõik vastupanud lõpetavad vastupanu. Ja see on lihtsalt nii hea. Ma just üks päev mõtlesin selle peale, et mis inimesed mu ümber on, et kes nad on ja mis on nende väärtused. Ja siis ma mõtlesin ka selle 6 aasta või 7 aasta tagusele ajale, et kes mul siis nagu ümberringi olid ja mida nemad nagu panustasid. Ja siis ma just vaatasin, et issakene, millised nagu probleemid olid ja mingid draamad olid ja kogu aeg oli mingisugune jagelemine. Ja siis sellest hetkest, kui ma nagu alustasin endale keskendumist, et ma märkasin seda, milline päevalill mina olen ja ma valisin otsida neid inimesi, kes on päevalillad, mitte ohakad. Ja ma tegelikult kunagi ei ole tahtnud kellelegi nagu halvasti öelda, et kuule, et sa nüüd oled siin siuke inimene ja teed mulle draamat, et palun, kas me võiks selle suhtluse lõpetada? Ei, mina ikka teenisin edasi tublisti, on ju, sest mina ju ei tohi kellelegi halvasti öelda midagi. Said torgata, aga sa keelasid endal tunda valu, on ju? Ja sellest hetkest, kui ma ikkagi valisin olla see päevalill, on ju, siis ja ma nagu sujuvalt liikusin sinna päevalille põllu poole, siis need ohakad lihtsalt kadusid ära. Nagu ma ei pidanudki kellelegi mitte midagi halvasti ütlema, need lihtsalt kadusid, sellepärast et meie energiat ei olnud enam nagu ühilduvad. Need olid lihtsalt nagu nii. Läksid täiesti teist teed. Ja see, mis sa praegu räägid, on täpselt see, mis aset leiab. Ehk siis sinu väli, see energiaväli, see lõputu piiritu energiaväli puhastub, see allikas saab selgeks, selgus tekib ja ega eesti keeles ei ole niisama. Ja vaata, see ei ole üks asi veel, mis me usume, et see on nagu meelega kontrollitav. See ei ole meelega kontrollitav, vaid see on lihtsalt kukkumine kehasse. Ega see selgus ei ole niisama sõna selgus, vaid see on seotud sõnaga selg, füüsiline selg, sinu selgroog. Et sa nagu seisad oma teljel, oma elus, selle eluga, mis on sinu elu. Ja kehastad seda selles olekus ja selles puhtas olekus see väli ilmub sulle elukogemusena. Sa hakkad vastu võtma, sa hakkad kogema neid kogemusi, sest sa kehastad seda olekut, seda autentset puhast iseennast.
See on see, kuhu paar sind juhatab, mitte juhata, aga noh, võimaldab sul ise minna. Koristab su ukse siis ära mida justkui ise oled püüdnud koristada, aga tegelikult siin ei ole vaja midagi teha. Ma just kirjutasin täna ühe postituse selle kohta siia gruppi ka, et mida rohkem sa püüad elu välja mõelda, seda rohkem eemaldud sa elust. Ja see on nüüd täpselt baasiga seotud. Ta enam ei mõtle midagi välja ja sa hakkad päriselt elama. Ja sa imestad, et issand, kuidas mu elu on nüüd siuke, nagu kui palju ma pingutasin, et välja mõelda, mis sammu ma pean tegema, kuhu ma pean minema, mida ma pean tegema, kuidas see asi välja näeb, kuidas ma nüüd peaksin neid tundeid vabastama. Kui palju ma pean mediteerima, kui palju ma pean hommikuti, ma ei tea, mingeid asju tegema. Lihtsalt lõdvestuda. Selle asemel, et lihtsalt lõdvestuda. Ja lubad endale baasi teha, mis on üks paljudest versioonidest, kuidas su keha saab hakata lõdvestuma sellele olemisele, kes sa tegelikult oled, sellesse olekusse, mis on sinu puhas olek. Neid variante on palju. Kuidas? Aga minu jaoks on see üks paljudest geniaalsetest versioonidest, mis ma valin. Mis on mind toonud siia kohta oma elus, kus ma praegu olen. Et see on siuke nagu, kui kunagi oli see, et no more bullshit, nagu no more bullshit, nüüd on nagu jah, just. Ja ilma põhjuseta olla õnnelik. Ilma igasuguse tagamõtteta. Teha midagi, mis mulle meeldib. Mis sul on kõige siuksem veidram asi, mis sa võib-olla jagad, mis sa nagu poleks never ever teinud varem, aga nüüd peale selle, et sa siin eetris oled. Te võite kirjutada ka, kes vaatavad, et mis teil on olnud siuke kõige suurem muutus? No tegelikult mul ikkagi väga palju asju on muutunud. Just nagu võib-olla kõige rohkem ongi see inimestega suhtlemine, et varasemalt ma kindlasti ei oleks julgenud kellelegi midagi otse öelda. Kindlasti ma ei tahtnud võõraste inimestega rääkida suures seltskonnas, kus oli palju tundmatuid inimesi, mul oli väga raske olla. Aga praegu nagu siuke ilmun kohale ja tere ja kõik tore ja. Täpselt. No väga äge. Minule küll meeldiks, kui mul oleks siin maja rahvast täis 9. Et kui sa kuulad ja vaatad, siis küsi ise endalt, kas see on midagi sulle. Üks asi veel, et mismoodi nagu see asi töötab, mismoodi reaalsus töötab, kui sa teed otsuse ära, et ma valin selle ja tunned seda oma kehas, et see on midagi sulle, siis sinu väli hakkab koheselt töötama sinu kasuks, ehk siis hakkab sulle võimaldama neid vahendeid, raha, võimalusi, kuidas sa sellel saaksid osaleda. Absoluutselt kohe, nagu kohe, kui sa selle otsuse ise enda sees ära teed. Ja sa ei pea seda tegema, vaid sul on vaja tunda enda sees, kas see on midagi sulle. Sa tunned selle ära, keha ütleb sulle jah või ei. Ja teine asi, mis on veel, mis ma võib-olla tooksin siia, on see, et sul on võimalus seda osta Esto järelmaksuga 3 võrdses osas, et kui täna meil on 5. mai, siis sinu esimene makse siis kursuse eest läheb alles 15. juuni, kui sa Esto 3 kasutad. Nii et sellisel juhul sa saad siis Esto 3-ga osta 3 osas. Ja mis veel, mis on oluline, mis ma võiks kohe siin praegu jagada, mida võib-olla te teada tahate või küsige, kui on mingi info, mis teid kõnetab, mida te teada tahate. Ja kui praegu ei tule mõnda küsimus, siis võib alati hiljem ka kirjutada. Ja, kirjutage seda hiljem. Ma panen selle video üles ka YouTube'i kanalile ja panen siia YouTube'i kanali alla need lingid, kus te saate siis registreeruda. Ja paneme äkki ka selle videoga selle sündmuse sisse,
mis on tehtud siis Facebooki event. Sul on see avalik sündmus, Liina, või on see sul grupp? Paneme sinna selle sündmuse sisse. Ja kutsuge kaasa inimesi ja soovitage seda sündmust, eks. Et kui sa mõtled kellelegi, kes võiks seda osata või seda tahta või mingi perekond või tuttavad, kes on see, kes võiks seda osata, kellele võiks olla abiks nende elus, selle asemel, et süüa meeletuskoguses võib-olla rohtusid või kellel on tohutud probleemid ärevusega või mingisuguse ülemõtlemise ja tohutu emotsioonide kammitsatega või mis iganes asjadega. Ämblikufoobia näiteks. Iial ei tea, mida see seanss loob, eks ju. See loob muutust igal juhul. Aga ma arvan, et on nüüd aeg vast otsad kokku tõmmata ja siis järgmise hetkeni. 9. mai on juba sellel laupäeval. Mõni päev veel jäänud. Mõni päev veel jäänud. Ja ega siin pole priisata nende kohtadega. Tulge kursusele. Ja muutke oma elu, sest sa oled seda väärt. Sa oled väärt olema õnnelik inimene siin selles kehas, siin sellel planeedil ja õnnelikuna sa annad võimaluse teistel inimestel oma mured õlgadelt maha visata. Aitäh sulle, Liina, ja kohtume siis, kui on jälle õige aeg ja 9. mail siis siin. Teeme nii. Tšau. Aitäh. Tšau.